Harju maakohtu kohtupingis istub 60-aastane Artur Boiko. Tema ongi see mees, kes laupäeva õhtul tuli Ülemiste keskusesse ja asetas Rimi toidupoe lähedal asuvasse prügikasti isevalmistatud lõhkeseadeldise. Põrgumasin aktiviseerus kell 18.46, momendil kui prügikasti asus tühjendama keskuses opereeriva koristusfirma koristaja. See plahvatus toimus siis hetkel, kui kaubanduskeskuse puhastusteenindaja asus prügikasti tühjendama. Puhastustöötaja sai plahvatuse tagajärjel vigastada, toimetati haiglasse. Tema seisund on stabiilne ja loodetavasti pääseb ta lähipäevadel koju kodusele ravile. Seejärel Ülemiste keskus evakueeriti, esmalt asusid siis Päästeameti demineerijad kontrollima kogu Ülemiste keskust, et veenduda keskuse turvalisuses, et kuskil ei ole täiendavaid mingisuguseid lõhkeseadmeid. Õnneks keskusest midagi sellist enam ei leitud. Juba eile oli plahvatuse toime pannud isik teada. Teada on ka see, et ta tegi seda isikliku kättemaksu eesmärgil, kuna ta oli just vallandatud mõni aeg tagasi sellest samast puhastusettevõttest, mis haldas Ülemiste keskust. Vallandamise põhjuseks olid erimeelsused samas ettevõttes töötava naisterahvaga. Täna uuritakse seda juhtumit hoopis teise kriminaalmenetluse paragrahvi alusel, isikliku kättemaksu motiividel. See naine, kes kannatada sai, ei olnud isik, kellega tal tüli oli. Boiko ise on väga erineva ja kirju kriminaalse taustaga. Tema varasem tegevus on olnud suhteliselt kirju ja mida on ka varasemalt avalikkusele öeldud, et tegemist on inimesega, kes on varem nii varavastaste kui isikuvastaste kuritegudest olnud karistatud, ta on olnud uurimisasutuste huviorbiidis ja see on tänaseks tema teadaolev taust. Mees on tugev näiteks arvutikuritegudes. Nimelt oli tema see just, kes 2021. aastal laadis alla riigi arvutivõrgust ligi 300 000 dokumendifotot ja muid isikuandmeid. Ta on ähvardanud ametnikke ning riigi erinevatesse arvutivõrkudesse ka hiljem üritanud sisse tungida. Juba eile ja täna on uurijad tema kodus Tallinnas Nõmmel teostanud läbiotsimist. Siinkohal saab öelda seda, et eile alguse saanud uurimistoimingud jätkuvad veel ka praegult ja seetõttu meil ei ole võimalik avada ka seda, mis on nende toimingute tulemused ja eks seda näitab aeg. Kas sealt võivad välja kasvada ka mõned teised paralleelsed uurimised hoopis mingisugused teiste juhtumitega seoses? Sest tema minevik on ju suhteliselt kirju olnud ka tegevusega Eesti teiste riigiasutuste vastu. Ega välistada ei saa me ju mitte midagi. Eks oluline ongi see, et meil täna uurimisasutused saaksid teha põhjalikult ja rahulikult oma tööd. Kahtlustatava kinnipidamisega me hindame, et oht avalikkusele on sellega maandatud. Me saame öelda nii palju, et hetkel ei ole ühtegi viidet, et see plahvatus oleks seotud siis kuidagi terrori või äärmusluse või oleks välisriigist juhitud. Ja üldiselt Eestis terrorismi äärmusluse ohutase on jätkuvalt madal, kõrgendatud ohtu avalikkusele ei ole. Sel hetkel, kui neid sõnu siin lausun, pole veel kohus otsust teinud, kas ta võtab siis 60-aastase Artur Boiko vahi alla või võta, aga suure tõenäosusega see ikkagi juhtub. Boiko ise kohtus vabandas seda väitega, et ta tahaks ikkagi vabadusse jääda, kuna ta naine on raskesti haige.